millise sisemise laengu ise olete saanud barokkmuusikast ja millised helid helisevad teis endas? Sisemine laeng on üldse väga hea väljend barokkmuusika kohta. Et kuidagi mina ise, et ma ei teagi, kust see tegelikult alguse sai, meil kodus väga palju ei kuulatud barokkmuusikat, aga minu enda jaoks jah, selles on kuidagi selline suur mingi valgus või mingi päikeselisus võib-olla, et see sisemise laengu, mis mina saan, on väga päikeseline just. Või ta on kuidagi vaba, ta on nagu, mul on tunne nagu vaba õhumuusika nii-öelda, või et ma tean, et on kirjutatud küll täpselt kas siia mõisasaali, lossisaali või kuhu iganes, aga minu jaoks on see kuidagi selline vaba õhumuusika. Et vaba õhk on see laeng, mis mina nagu saan sellest muusikast. Räägime inimese heaolust ja tervisest ja barokkmuusikast. Mille poolest võib barokkmuusika inimese tervist paremaks muuta? Kas me rääkida temast kui kohest muusikalisest viisist, muusikateraapia kohta? Kindlasti. See on nii hea küsimus, juba teine nii hea küsimus täitsa lõpp. Ma alati nagu üllatud, ma tõesti olen nagu mõne intervjuu elus ka andnud, aga tõesti nagu see on nii värske küsimus. Muusikateraapia ja barokkmuusika tekitab inimeses soovi liikuda, mis minu arust on hästi-hästi oluline. Et miks ma nagu soovitaksin seda või miks minu arust näiteks barokkmuusika tegelikult peaks hästi palju just nagu algklassides seda nagu kuulama, on see, et see tekitab, see ei ole istumise muusika, et tegelikult see on ju tantsumuusikana kirjutatud, see on õukonna meelelahutusmuusika, mitte kõik, aga suuresti, et tervishoiu koha pealt ta nagu innustab inimesi liigutama, mis on hästi oluline, et ta on nagu tantsuline või selline, et see liikumine on seal muusikas. Et selles suhtes ma arvan, et see mingisugune vaba tantsu või vaba liikumise teraapia barokk on väga-väga hea. No barokkaastul ei olnud küll sellist meditsiini nagu tänapäeval, aga kas need inimesed olid üldiselt terved, siis mis olid võrreldes praegusega niimoodi või väga oli haigusi, mida vastu ravi ei olnud. Just tahtsingi öelda, et selles suhtes võtta terve, mis asi on terve, et on mingid haigused, mis tõesti tänapäeval ammu on juba unustusse vajunud tänu sellele, et meditsiin on nii arenenud, aga terve, võib-olla jah, mingisugune looduslähedus on nagu see, mis selles muusikas on või aga ma ei tea, see on huvitav küsimus, et kas inimene oli terve. Ma arvan, et terveid inimesi on igal ajastul olnud ja igal ajastul tuleb ka. Akutrell. Ei, see ei sega. Okay. Teie äär on kõvem. Et palju ise peate töötaga ja pingutama, et see kaunis laul välja tuleks? Ma olen ikkagi põhimõtteliselt terve oma teadliku elu tegelenud sellega. Et sellest ajast peale juba enne vast lasteaeda või lasteajast nagu saadik ikkagi, kuna mu ema on praegu õpetab siiamaani, aga oli aastakümneid professionaalne laulja ise ka, et ma kuidagi harjusin sellega või et see kuidagi töökus, et millegi nimel peab nagu pingutama, et mul nagu isa samamoodi oli väga tugeva sellise töö tegemise nagu eetikaga, et ma olen ikka väga pidanud pingutama, jah. Et ma saangi nagu aru, et mida rohkem seda nagu alustööd on, seda kergemana see tundub. Et see on nagu oluline laulmise puhul minu jaoks, eriti barokk, et see peaks tunduma nagu selline hästi kerge. Siin on kohvikud lubasid õeks endale, laulja võib lubada seda, mitte paremaks isegi või? Kõige parem nõuanne, mis mulle kunagi on antud, on üks Soome laulja, kelle nimi on Pass, kas oli Matti Salminen, kas võis olla? Nimi on tuttav küll. Ma mõtlen, kas tema oli see, kes käis Saaremaal ooperipäevadel, ma küsisin tema käest, oli vist küll jah, ma küsisin tema käest, et mis nõuanne noorele lauljale, siis ta ütles mulle, et mida õnnelikum inimene sa oled, seda parem laulja sa oled. Ja minu jaoks see, ja ma õpetajana ise annan seda edasi, et inimene kõigepealt, õnnelik inimene ja siis see laulmine, et ei saa olla niimoodi, et ma olen laulja enne kõike või jäätis, mulle väga meeldib jäätist süüa, et seda ma nagu isegi etlenduste ajal näiteks Vanemuises käin, söön puhvetis jäätist, et seda saab kindlasti lubada. Millised rollid praegu on teatris? Kuidas? Millised rollid teatris praegu on? Teatrist praegu sellel hooajal tuleb kõigepealt, ma olen Hüljatutes jätkuvalt, seal olen noor blond kosett, kes on lootuse kiir selles tükis. Siis tuleb uuesti ooperi Fantoom, üle siis nüüd paari aasta, kus ta oli riiuli peal. Siis jätkame Viini vereoperetiga ja kas ma unustan midagi ära? Ei vist ei unusta. Jah, praegu need tükid ongi käimas. Jah, eks tuleb juurde. Suvi on töine. See suvi, kus juures oli üle aegade üks selliseid kõige mõnusamaid just selles suhtes, et ma juunikuu oli tõesti väga-väga töine. Aga siis ma juulikuus kuidagi jätsin endale ruumi niisama olla ka ja käia mööda Eestit ringi ilma, et ma peaks tööd tegema. Et selles suhtes see suvi oli tõesti väga mõnus. Sain niisama ka vaadata ringi. Et
Siin te tõite ka kontserti, tagasi natuke kontserti juurde haiguse seoses endal emaga näiteks oli niimoodi. Millest need olid tingitud või niimoodi? Võt seda ma ei teagi täpselt, ma seda nagu laiemat konteksti ei tea, aga jah, ma uurisin seda, see oli kuidagi nagu toonitatud, kui ma uurisin nende aariate konteksti, et Hendeli ema tollel ajal oli siis tõbine olnud, et järsku see nagu mõjutas. Et tihtipeale nagu autorite puhul ikkagi see, mulle väga meeldib seda tausta teada või minu jaoks on see jah väga nagu oluline, et mis see nagu laiem pilt on. Miks need asjad on kirjutatud või et mis võis tollel hetkel ikkagi mõjutada? Natuke teistmoodi küsimus, ma mõtlen, mis ma teda küsin. Kas ma tean õiget ja ma vaatasin natuke järgi ja teie sünni aasta on 1989 on õige, see ei meelde. Tolle ajal on ikka taotluslik aasta Balti kett Eestis ja mida te üldse tänasest Eestimaast arvate? See on hea küsimus. Kas te Balti kettis ei käinud, ütleme nii? Ei, no emaga kaasas või ütleme, see on sümboolne küsimus. Ma olin just põhimõtteliselt, et nagu sündisite. Või sündisite selle ajal just ja niimoodi. Ma olin juba sündinud. Aga ei, see... Ma arvan, et kõige olulisem asi, mida ei saaks nagu ühes ühiskonnas kaotada, on see, et on esiteks dialoog erinevate osapoolte vahel ja teiseks see, et kui kuskil, parafraseerin siin natuke Juhan Ulfsaki, et kui kuskil kellelegi tehakse liiga, et siis tuleb teha kisa. Et kuidagi see on see, mida ei saa nagu minetada. Aga ei, muidu mina olen selles suhtes mitte väga nagu selle kõige valguses, ma ei ole väga pessimistiks muutunud. Et mulle väga meeldib kursis olla kuidagi maailma poliitikaga või eriti just Ameerika Ühendriikide poliitikaga ja kuidagi sõites läbi Eesti ja nähes, kui palju meil siin on veel alles ruumi ja kui palju meil siin on veel alles näiteks metsa ja loodusressurssi, et siis see kuidagi, jah, pessimist ma veel ei ole. Ütleme nii. Oi, tuli klavessiin, see oli klavessiin. No jah, nii ta on. Nii see klavessiin tuli. Homme käsin ette või palju puhkust vajate üldse? Ei, homme, oleneb millised asjad on. Nende kontsertide puhul on 4 tükki meil järjest ja homme siis oleme juba Viljandis, just Viljandi maal, mitte Viljandis, Schloss Fellinis, mis on siis seal see mõis ja siis pärast seda oleme Kirnamõisas ja siis juba seal all Lõuna-Eestis Paju-mõisas. See raha läheb, mis siin tuleb heategevuseks Paju hooldekodu ehitamisele, mida üldse arvad heategevusest? See hädavajalik. See on minu arust heategevus, kui mõte on heategevus. Juba see nimi on kuidagi